Tere taas! Taas kord oleme siis ikka tekstitöötluse moodulis ja ma praegu soovin teile tutvustada seda viimast iseseisva töö ülesannet, mida ma tegelikult väga soovitan teil järele proovida. Nii, kõigepealt siis saate alla laadida selle PDF-faili, kus on olemas ka kirjeldus ja tegelikult on siin kaks teemat. Üks on siis dark mode täiustused ehk pimeda režiimi lisamine lehed nii-öelda taustale ja teine on siis täiustatud dikteerimine ja transkriptsioon. Aga ma näitan teile siis seda juba konkreetsemalt. Ma võtan siit võtan lihtsalt uue Wordi dokumendi. Nii, ma võtan siit ühe uue Wordi dokumendi. Nii. Esimene on siis see dark mode, käib siis selliselt, et võtate menüüst file, valite options, kuvandid ja siit kohe esilehelt nupu general alt valite siis Office theme ehk siis valite selle nii-öelda tausta, kas dark gray või black. Ja kui vajutate OK, siis ongi teil olemas nii-öelda tume taust, et see on selleks, et siis silmi hoida. Aga see on valikuline, et igal ühele ei pruugi selline asi ka sobida. Et mina isiklikult seda ei kasuta, aga ma tean, et väga paljud kasutavad. Ja teine, mis ma tahan teile tutvustada, on see dictate. Ehk siis see on siis menüüs home, alamenüü dictate ja kui te vajutate sisse, siis on kaks varianti, kas dictate või transcribe. Et kui võtta dictate, siis kui te nüüd vaatate, Wordi dokument on lahti, siis kõik, mis ma hetkel räägin, ta paneb kirja ja paneb kirja üsna kenasti. Te saate valida keele, minul on eesti keel valitud, kohe ma lõpetan, siis ma näitan teile, kust seda eesti keelt saab või keelt saab üldse valida. Ja milleks see hea on? See on hea selleks, et on võimalik teha memosid, on võimalik teha intervjuusid ja te saate rahulikult keskenduda vestlusele ja ei pea siis kõike kirja panema. Hiljem vaatate selle üle ja täpsustate, mis vaja. Nüüd, kui te teete mingisuguse teise liigutuse, näiteks kui ma teile näitan nüüd settingut, siis tegelikult ta katkestab salvestamise. Nii et see peab olema siis ainult selle salvestus nupu peal, et muid tegevusi ei saa teha. Nii, ja nüüd näete siin settingu nupp, selline hammasratas ja saan valida siis keele. Mul on siis eesti keel. Nii, ja hetkel ta siis katkestas oma tegevuse. Nüüd see teine versioon, transcribe, siin on nüüd kaks võimalust. Jällegi kõigepealt valite keele, mina valin praegu eesti keele. Nii, ja nüüd on kaks võimalust. Kas te laete üles mingi audiofaili, kui teil on olemas. Minul hetkel ma ei pane siia mingit faili üles, aga ta ongi mingi videofail ja laete selle üles ja ta koostab transkriptsiooni, kusjuures ta tunneb ära mitte küll nimeliselt, aga esinejad ja nimetab esineja 1, esineja 2, esineja 3 ja paneb juurde ka ajaliselt, kui kaua keegi rääkis ja mis kellaajal, mis sekundil keegi siis rääkimist alustas. Ja teine on start recording ehk te teete kaks asja üheaegselt. Ühelt poolt ta salvestab teksti ja teiselt poolt ta teeb sellele kohe transkriptsiooni. Ja proovime siis seda varianti nüüd. Ma panen start recording ja nüüd ta hakkaski salvestama. See jutt, mis ma teile praegu räägin, see salvestub ühelt poolt tekstina, teiselt poolt audiofailina. Jällegi väga kasulik erinevate intervjuude läbiviimiseks, memode koostamiseks, koosolekutel ja nii edasi. Nii et ma väga-väga soovitan kindlasti neid võimalusi esiteks kasutada ja teiseks ka proovida. Nii et nüüd ma praegu lõpetan selle vestluse, hetkel te näete, et ta otseselt siia midagi ei kirjuta. Nii, save and transcribe. Ja nüüd natukene aega ta töötleb. See vajab muidugi interneti olemasolu ja ta töötab koostöös siis OneDrive'iga. Nii, ja te näete, et siin on siis hetkel on speaker 1 ehk mina olen ainukene, kes räägib, et kuna ta teist häält ei kuulnud. Nüüd on näha siin see tekst, ma vaatan, kas see tekst mulle sobib. Kui sobib, siis ma lisan, et add to document, lisab siia dokumenti. Kui ei sobi, siis ma ütlen, et uus transkriptsioon. Nii, ma panen add to dokument. Nüüd ta küsib, kas ainult tekst, kas näidata ära ka need kõnelejad, eks ju, speaker 1, speaker 2, speaker 3, näidata ära ajaline,
mis kell alustas, mis kell teine esineja alustas ja nii edasi, või siis kõik koos. No minul piisab praegu ainult tekstist, nii et näete, ta pani siia selle teksti ja lisaks ta pani siia helifaili. Nii, ja kui ma proovin seda siis nüüd tööle panna. Nii, nii et sellised võimalused ja need on tõepoolest suurepärased võimalused, mida ma tegelikult soovitan teil väga-väga kasutada. Aga aitäh tähelepanu eest ja edukat toimetamist!